tere, mina olen Karl ja täna te mõtlete välja väljakutse, mis võtaks kokku teie senised roboti- ja matemaatikaalased teadmised. Olen isegi siia ühe inspiratsiooniks välja mõelnud. Väljakutseks on siis ajatelg, kus robot alustab 0 aasta pealt ja sõidab mööda telgi edasi. Tee peal on sellised sündmused, milleni robot jõuab ning toob need tagasi alguspunkti ning siis ta ütleb, mis aastal see sündmus toimus. Selle tegemiseks ta mõõdab taimeriga aega, mis tal kulus sündmuseni jõudmiseks. Ning kui sündmus päriselt sellisel aastal ei toimunud, siis ongi võimalus neid siin ringi liigutada, et robot õigesti mõõta saaks. Vaatame siis, kuidas see käib. Eesti muinasaja lõpp oli 1227. aastal, aga näeme, et robot arvab, et see oli hoopis 1233. Vaatame, mis robot arvab nüüd teisest sündmusest, mis on Eesti Euroopa Liitu astumine aastal 2004. Näeme, et robot pani praegu täitsa puusse ning arvas, et Euroopa Liitu astus Eesti aastal 3395. Seega on meil vaja ajateljel see sündmus märkida ettepoole. Vaatame, mis robot nüüd arvab. Robot pakkus 2607, mis on ikka päris kaugel, aga juba lähemal. Robot arvas siis praegu 2036, mis ei ole küll õige, aga on oluliselt lähemal, kui ta esimene pakkumine oli. Siin on siis roboti programm, mis ei olegi tegelikult nii keeruline, kui ta alguses tundub. Programmi alguses on puuteanduri ootamise plokk, et me saaksime roboti täpselt joonele panna. Seejärel resetib robot taimeri ning hakkab edasi sõitma, kuni näeb takistust lähemal kui 4 sentimeetrit. See tähendab, et on siis näinud seda karpi, mis on sündmus. Kui see on juhtunud, siis ta jääb seisma ning resetib taimeri ning kirjutab selle aja üles, et seda hiljem lugeda. Seejärel laseb robot käe alla ning tagurdab, kuni näeb punast joont, mis on ajatelje alguses. Selle asemel võib robot ka sõidu jooksul mõõta oma pöördeid ning siis vastav arv pöördeid tagasi sõita. Jõudnud tagasi, tõstab robot käe üles ning arvutab sekunditest välja, millal siis toimus. 1 sekund on võrdne 1000 aastaga. Tulemuse näitab robot ilusti tekstiga kokku ning ekraani peale. Ning seejärel see kordus hakkab uuesti pihta, robot jääb jälle puuteandurit ootama ja niimoodi saab mitut sündmust kontrollida. Aga millise väljakutse mõtled välja sina?